Mariann, täna on emakeelepäev ja ma tean, et sa just üks päev kurtsid, et inimesed, palun õppige minu 4-osaline nimi nüüd ära. Nii et ütle siis, kuidas on korrektne ja milliseid versioone sinu nimest ringleb? Ma arvan, et neid versioone ringleb sama palju kui sinu nimest. Nii tore, et sa mind ära mainisid. No, aga ma ei tea kedagi veel, kellel on nagu 4 osas koos nimi, aga mu nimi on Mallu Mariann Dreimann Legrand. Tõesti, igal pool on väga, väga palju erinevaid versioone, et kord unustatakse mingi nimi vahelt ära, kord läheb Mallu asemel Mallukas, no tead, ikka juhtub. Kes sa tahad meedias kõige rohkem olla? Et pigem ikka Mallu või et kui keegi kirjutab ka Mariann, see on ka okei või? No üldiselt mu nimi on ikkagi Mallu, et nagu see on see, millega ma kõige rohkem suhestun. Loomulikult ma saan aru, kui keegi mind kõnetab ka Mariann nimega, et seda ma kandsin natukene pikemalt, aga üldiselt ütleme nii, et kui me oleme sõbrad või tuttavad, võid Mallu öelda vabalt. Nii, jätkame keeleteemadel. Täna on tõesti emakeelepäev ja küsin, et kui sa nüüd neid raamatuid kirjutad, kui korrektne sa oled või sul on lihtsalt väga hea toimetaja või kui sa oma blogi kirjutad, et tegelikult kui sa teed neid Insta ja selliseid laive, siis sealt kipus sul ka anglitsisme sisse tulema. Aga kas sul on väga suur erinevus, kui sul on nagu kirjatükk või kui sa räägid? No kuna näiteks siin raamatus on hästi palju siukseid, issa mu vend, hästi palju selliseid dialooge, mida minu vanused inimesed omavahel räägivad, siis loomulikult sinna sisse tulevad ka siukseid väljendeid, mida inimesed kõnekeeles kasutavad. Ma ei saaks öelda, et ma olen sellest estonglishist prii, ikka mul ka lipsab sisse, aga kui ma näiteks võib-olla kui ma siukseid intervjuusid või ametlikemaid ja viisakamaid asju teen, siis ma proovin nagu vältida, aga blogi Instagram, see on nii minu enda nagu kanal, et siis ma räägin nii, nagu ma räägiks sõbraga. Kui range ema sa oma tütardele keele osas oled, et kui tihti neil lappama läheb? Ei, selles suhtes sõnavabadus kehtib ka meie kodus, et peaasi, et mingisuguseid roppesõnu sisse ei lipsu, siis on okei, et selles suhtes ma ei näe põhjust hakata kommenteerima, et muidugi võib-olla kui probleem oleks suur, siis ma pööraks selle tähelepanu, aga ma ei ole seda nii palju täheldanud. Teine teema, mis praegu on esile, on see, et kuidas on lood teie pärast kohustusliku kirjandusega, et kas lastele meeldib lugeda, kes käivad sul koolis või on see ikka selline sunduslik, kuidas sa seda jälgid? Ega võib-olla käsi plaksutades keegi seda ei loe otseselt, aga ma arvan, et asi ongi selles, et ega endale ju ka ei meeldi iga raamat, et kui täiskasvanu sa valid ise, mis raamatu sa kätte võtad ja mida sa lugema hakkad, koolis sulle öeldakse ette, et mida sa lugema pead. Ja kuigi ma arvan, et väga suur osa nendest kohustusliku kirjanduse raamatutest, see on nagu tänapäevasemaks läinud, et need ei ole enam samad raamatud, mis meie ajal olid, siis ma arvan, et see ei ole probleem, sest et ma mäletan, et minu ajal oli küll see, et oli üks spetsiifiline raamat, praegu võib-olla mu lapsed on veel nii noored, aga neil on pikk nimekiri, et sa võid sealt valida, ja seal on 10-20 raamatut, et ole aga lahke ja vali, mida tahad. No mis Mari näiteks loeb, ta on juba selliseks neiuks sirgunud? Ausalt öeldes ma pean tunnistama, mul ei ole õrna aimugi. Mari on siuke laps, kes teeb kõik asjad ise ära, ma ei pea kontrollima, ma tean. Ta ei ütle, et osta mulle seda raamatut näiteks poest. Tead, ma arvan, et Mari on nii säästlik, et ma arvan, et on raamatukogust juba võtnud. Midagi oli küll, midagi ma ostsin talle väike nõid, aga see ei olnud viimane, et mingi hetk ma selle talle ostsin, aga ma arvan, Mari võtab raamatukogust. Nii, aga siis tõesti siin võib nüüd kirjanikuks, kirjaneitsiks nimetada, jah? No, väga uhke. Ja seal on hästi valusad lood selles viimases raamatus nüüd sees, et kellele sa tõesti soovitaksid seda lugeda, kui me võtame ikkagi naise, kes õnneks ei ole kogenud sellist vägivalda oma elus, et miks tema näiteks peaks seda lugema? Kui on naine, kes ei ole kunagi kogenud lähisuhte vägivalda isiklikult või ole seda kunagi ka pealt näinud või oma tuttavatelt või sõpradelt kuulnud, siis ma ütlen, et see on väga-väga õnnelik naine. Et paraku ma tean, et isegi tihti arvatakse, et vägivald ongi see, et keegi lööb sulle rusikaga näkku, et tegelikult nii ei ole. Ja ma kardan, et väga-väga suur osa meist on kogenud ühte või teist sorti vägivalda või näinud, kuidas su sõbrannaga seda tehakse või su emaga või su õega. Et kui sa ei ole kunagi kogenud, väga tore, good for you, estonglish, aga ma arvan, et siit raamatust leiab nii palju erinevaid perspektiive, nii lapse seisukohalt, kes näeb seda lapsena pealt, nii naise seisukoha pealt, kelle mees tarvitab vägivalda tema kallal, kui ka sõbranna seisukohalt, kes peab põhimõtteliselt seda pealt vaatama. Kuule, täna on meil selline roosamanna kevadpäev, aga sa varsti lähed kohtusse, ja? Meil juba on kuupäevad kirjas, on sul Tanel Padariga ees? Ei ole õrna aimugi. Kohtuistungit ei tea või? Ei.
meil on küll kirjas. no mul ei ole, mina ei tea, mina ei väisa neid. Sa ei kavatse kohale minna sinna? aga mis ma teen seal? Mina ei ole jurist ju. Mis sul veel kevadel plaanis? Mul on plaanis minna Istanbuli, mul on vaja natukene oma riidebusinessi pärast sinna tehasesse minna ja siis kevadel kohe peale Alexelat lähme perega Sri Lankale. Sellest on nagu sinu teine kodu juba saanud, jah? No see on meil 3. kord jah, et esimene kord käisime sõpradega, teine kord käisime Märtiniga 2 ja nüüd lähme nagu nii suure kambaga, et meie ja lapsed ja mu vanemad ja mu vend ja meie sõbrad ja et suur punt tuleb. Ja kuidas sul nüüd selle riidebrändiga siis seis on? Midagi sa blogis kirjutasid, et ei ole päris kõik lepasereega läinud? No kõik ei lähe jah nii kiiresti, kui ma tahaks, et eks ma olen siuke inimene, et tahaks kõike ja kohe. Aga noh, tead, kes tasa sõuab, kaugele jõuab või kuidas selle kohta öeldakse, et noh, läheb kauem, siis läheb, et pole hullu, et ega see jänes ole, kes seest ära jookseb. Ja on sul nüüd siis järgmise raamatu mõte ka juba peas olemas? Ja mul on järgmise raamatu mõte juba peas olemas ja ma arvan, et see mõte ongi selle raamatu järg. Et ma olen juba sellest tagasisidest saanud nii palju selliseid uusi mõtteid ja ma arvan, et see, kui sa oled seda lugenud, siis sa võid nagu eeldada, mis see järg siit tuleb, on ju. Ma ei hakka nüüd spoilima, kes raamatut ei ole lugenud. Nii et jätkad tõsistel teemadel? Tead, kõige hullem ongi see, et ma tegelikult tahaks kirjutada nagu sellisest humoorikat ja pulli ja värki, aga nüüd, kui mul on nagu juba see mõte peas, ma ei saa seda nagu oma peast ära, mõtlen, ma teen selle ära ja siis vaatan edasi.